Me tegeleme siis praegu mõõtmistega, mis on seotud projektiga, kus me hindame reservväelaste siis põhioskuste mäletamist. Et kui palju neil on SBK teadmistest meeles. Ambitsioon on ära mõõta 700 reservväelast. Selleks meil on abis 171 23. pataljoni ajateenijat. Me teeme seda 5 erinevas Lõuna-Eesti lasketiirus ja 2 erinevas formeerimispunktis, nii et mõõtepaketis siis on 5 osa. Seal on laskeoskuste test, välioskuste test, meditsiinioskuste test, siis võetakse ka üldfüüsilise testi tulemused ja ka kirjalik test. Tänane tuletas mulle meelde kindlasti granaadiviske, sest seda pole ma teinud SBK ajas saati, ehk siis Kaitseväe algust, kui ma läksin, see esimese kuu aja jooksul tegime. Ja tänase põhjal parandama peab kindlasti füüsilist vormi, et lihtsalt 50 meetrit jooksmine selle varustusega kohe väsitas ära, et võib-olla rohkem trenni teha väljaspool Kaitseväge. Reservväelane ise tulemusi täpselt teada ei saa, küll aga meie võtame need kõik kokku ja siis analüüsime Eesti reservväge üleüldiselt niimoodi ühe kogumina. Ja loodame siis identifitseerida need võimalikud võib-olla puudujäägid, et kus oleks vaja paremat või lisaväljaõpet ja võib-olla just ka need tugevused, et kus on kõik väga hästi. Mind kõige rohkem üllatas see, et mul meditsiinitest nii hästi läks, sest et Kaitseväe ajal mul oli see suur probleem, et alati läks midagi seal sassi või aega läks üle või midagi, aga täna läks väga hästi. Ikka veel jooksed teeb. On valus või? Lasen lahti. Ma arvan, et kõige kergem oli see laskmine, see on nagu rattaga sõitmine, et see ei lähe meelest ära. Üllatust on pakkunud võib-olla see, et kui ma enne siin sõin lõunat meie reservväelaste kõrval, siis ma kuulsin, kuidas nad suhteliselt suure elevusega võrdlesid siis omavahel, et kellel kuidas läks ja nii, et sellest väiksest kogemusest paistab, et justkui nagu on see täitsa meeldiv kogemus reservväelastele. Näha neid vanu sõpru ja asju oli väga-väga äge. See ei tundunud algusegi reaalne, et see Kaitsevägi oli nii erinev mu tavaelust, et see vahepeal nagu tundub pigem kui võlts mälestus kui midagi, mis päriselt juhtus. Aga nii äge oli jälle sõpradega nalja teha ja juttu ajada ja see on kõige parem asi Kaitseväe juures.